Tere tulemast meid kuulama. Oleme täna siin stuudios, et räägime, kuidas Euroopa Liidu kestlikkusregulatsioonid mõjutavad väikeettevõtteid. Minuga on siin toredad, targad, inspireerivad naised ja koos arutame selle teema lahti. Et olgu kohe öeldud, et ega alustavatele ettevõtetele, väikestele keskmistele ei ole ESG-ga seotud teemad alati see number 1 prioriteet ja ei ole ka tavaline osa äriarendusprogrammidest. Aga kuna see on uus teema ühiskonnas ja on väga palju ebaselgust ja sellega seotud hirme, siis täna olemegi koos siin selleks, et aru saada, kas on põhjust hirmudeks. Teeme selle teema selgeks, et saab koos inspireerivalt edasi minna. Et tutvustan oma stuudiokülalisi, et meiega on siin Marika Taal Rahandusministeeriumist. Marika on nõunik rahandusteabe poliitika osakonnas ja minu isiklikul hinnangul Eestis üks kõige pädevamaid inimesi kestlikkusregulatsioonidega seoses. Tere! Siis on siin hea meel näha minu toredat kursaldaja Anu Ruul, kes on kestliku innovatsiooni strateeg ja koolitaja. Anu on peaaegu 15 aastat tegelenud ettevõtlusega ja viimastel aastatel jagab oma aega interim juhtimisteenuste ja koolitamise vahel. Ja mina olen Riina Eedra, oleme võib-olla mõnega teist ka kohtunud, olen tegelenud äriarendusega erinevates ettevõtetes, ise ringmajanduslikku teenust arendanud ja praegu on kestlikkuse teema siis minu peamine vastutusvaldkond. Meiega pidi täna olema siin ka Siiri, et see oli välja kuulutatud moderaatorina, aga Siiri on kestlikkuse konverentsil Genfis oma tööste tegemistega, nii et tervitusi talle sinna. Aga võib-olla esimene küsimus teile, et kui te räägite oma kogemusest või kokkupuutest kestlikkuse teemaga, kestlikkuse regulatsioonidega. Ja tere ka minu poolt. Kokkupuude. Minu selline suurem pilt või taust on ennekõike seotud innovatsiooniga, et aastaid innovatsiooniprotsesside juhtimise ja koolitamisega tegelenud ja Rohetiigrite Akadeemias siis koolitades ja mentordades hakati sagedasti küsima, et aga mis see ESG on? Ja mina ei osanud vastata ja siis ma mõtlesin, et okei, et mis ära ei ole, et õpin siis selle ESG ka ära, et saan aru siis, et kus kohas see kestlikkus ja innovatsioon kokku saavad ja mis see ühisosa on. Ja siin ma nüüd olen, 2 aastat hakkab varsti täis saama seda teemat närida ja praktiseerida, et ma keemiatööstuse Saxo Nobelis olen ESG interimjuhina ja puhastusprofiil samamoodi interim ESG juhina toimetan. Nii et selline 50-60, et hands-on on ju käed küljes ja samas ma ka koolitan ja konsulteerin, et see innovatsiooni ja kestlikkuse ühisosa, mina enam neid täna nagu tükkideks ei oskagi võtta, et nad ongi justkui väga-väga koos ja väga seotud, nii et jah, kokkupuude on siis just see, et innovatsiooni peale olen ehitanud kestlikkuse tüki. No vot, siit mul kohe, enne kui jõuame Marika juurde, kohe väike teist küsimus. Seleta lahti, mida tähendab ESG. Et võib-olla kõik kuulajad ei ole nagu seda nii ära peas jäädvustanud, et me kipume seda kasutama, et kestlikkuse alternatiivina. Ma ju just nädal tagasi ütlesin, et ärme üldse kasuta enam seda kombinatsiooni, aga ei, tegelikult ju need tähed viitavad siis 3 teemale, mida kestlikkuse aruandluses käsitletakse ja viitavad ka 3 teemale, mis siis justkui on jätkusuutliku ettevõtluse või kestliku innovatsiooni tükid, et E-environment, keskkond, S, social, meie töötajad ja väärtusahelas töötajad ja G siis governance, kuidas ma juhin neid protsesse, mis eelneva 2 tükiga on seotud ja vastutusvaldkondade jagamine nende üle. Nii et jah, keskkond, meie inimesed, meie juhtimine ja vastutus, mis justkui ju tegelikult on täiesti business as usual või tavapärane lugu väga paljude ettevõtmiste jaoks, et nüüd kui see ESG tähed kõrvuti pandi ja hakati minema raporti suunas, et siis sealt kindlasti palju seda segadust ja hirmu, millest täna hakkame rääkima,
tekkinud on, et tegelikult need tähed ise väga ohtlikud ei ole. Aitäh sulle, Anu, et Marika juurde, et räägi paari sõnaga oma toimetamistest ja kokkupuutest. Ja, et kui Anu on meil praktik, siis mina olen teoreetik. Et minul on finantstaust ja olen Rahandusministeeriumis poliitikakujundajana tegelikult see on ikka päris palju aastaid, et seda siis raamatupidamise ja auditi valdkonnas ja kuna see kestlikkuse aruandlus nii-öelda on lihtsalt teine vorm arvestust, on ju, et siis see ka circa 5 aastat tagasi minu töölauale potsatas ja väga hea meel, et potsatas, et selles mõttes, et seal oli niivõrd palju äratundmisi, kuivõrd oluline see kestlikkuse teema on. Et ma arvan küll, et see nii-öelda see tahe seal taga või see suunitlus, et kui sa nagu kogu aeg oled numbritega nagu töötanud või et siis see on nagu niisugune värske õhk, ütleme niimoodi. Kohe siis sulle siis selline küsimus, et mitte nüüd kohe ei lähe seadusandluse juurde, vaid et kas kestlik või jätkusuutlik. Et see tekitab ka segadust need mõisted. ESG, kestlik, jätkusuutlik, et seleta võib-olla need mõisted lahti meie kuulajatele. Anu siin ESG-d juba nii-öelda selgitas, ka minule tegelikult ei meeldi see, ta on niisugune, ta on akronüüm, on ju, sellest, kui sa ei tea seda, siis ta tekitab segadust, on ju, et ma ütleks, et nad sõnad, neil võib olla mingeid erinevaid varjundeid ja ma olen lugenud erinevaid ettekood, kus nad püütakse nagu nii-öelda vahet, aga tegelikult see on nagu see täpselt sama nagu tähendusega või enam-vähem sama tähendusega, et ei tohiks lasta nüüd segada, on ju. Nii et kestlik sobib väga hästi kasutada. Et näiteks kui meil nii-öelda tuli õigusakti ettepanek, ja seal oli inglise keeles sustainability, siis me tegelikult arutasime seda päris pikalt, et kas kasutada jätkusuutlikkus, mis oli ennem justkui natukene niisugune rohkem kasutatud või kestlikkus, on ju, ja meie otsus oli, et me lähme kestlikkuse kasutuse juurde, on ju. Aga nagu asjad käivad maailmas nagu nii-öelda ringis, siis kohati olen mina jõudnud tagasi võib-olla selle kõige esimese nii-öelda termini juurde kui vastutustunne ja kohati mõtlen, et kui räägiti vastutustundlikust ettevõtlusest, on ju, millest tegelikult võib-olla on lihtsam aru saada, on ju, kui kestlik on see, et ettevõte peab jääma kestma, on ju, et see vastutustunne võib-olla isegi nagu nii-öelda kirjeldab seda paremini, on ju, et me oleme vastutustundlikud siis keskkonna ja inimeste osas. No see on hea kokkuvõte, et sisuliselt räägime, et oleme vastutustundlikud inimeste ja keskkonna osas. Et see on just päris arusaadavalt ja hästi kokku võetud. Ma ei tea, alustame siis kohe kõige alguses selle hirmude mahavõtmisega. Ehk kes on tänaste regulatsioonide järgi kestlikkusaruande kohuslane. Et jagame selline, teie enda ministeeriumil on selline tore veebileht nagu kestlik aruandlus. Ehk sealt võtsin kohe suurelt ja punaseks ja võib-olla kommenteerida, kellele see kohustuslik on, et teeme selle selgeks. No ütleme väga lihtsalt öeldes ikkagi kestlikkuse aruandlus on kohustuslik suurettevõtetele. Et seal ikka peab olema neid miljoneid ikka palju, et kui see kohustus sulle tuleb, on ju, et seda näha on ka, et jah, on ka mõned väike ja keskmise suurusega ettevõtted, aga need on need, kes on börsil nii-öelda tegutsevad ja see on seis praegu kehtiva raamatupidamisseaduse kohaselt. Just, et kui sa oled alustav ettevõte, oled väike või keskmine ettevõte ja ei ole börsil, et siis ei ole mingit regulatsiooni, mis ütleks, et sul on aruande kohustus. Et see on see tänase hetke seis. No lihtsalt selle kohta on olnud ka natuke segaseid infosid ja valesti tõlgendamisi, et ja võib-olla ma ka veel see slaid, mida me just nägime, et hästi nii-öelda filtriga seda praegu vaadata, sellepärast et Omnibussi nimeline meetmete pakett on Europarlamendis arutluse all ja on väga suur tõenäosus, et seal slaidil olev selle aasta lõpuks enam ei kehti, eks ju, et see need piirmäärad tõstetakse suurettevõtte jaoks, börsil olijatelt üldse võib-olla kaob kohustus ära. Nii et jah, et see slaid kindlasti võtta selle disclaimeriga, et see on hetkel muutmisettepanekute
see tuletab meelde, et ma tahtsin lisada, kes järelvaatamises meid kuulab, et lisan, et see on vist 3. aprill, et see slaid oli siis nagu praeguse hetkel kehtiv. Aga mis oli see põhisõnum, et väikeettevõtetele, alustavatele ettevõtetele ei ole olnud mingisugust raporteerimise kohustust. Ja siis seesama Omnibussi muudatus, millele siin Anu juba viitas ja mida ka nädal tagasi esineja mainis, võib vabastada suurettevõtteid kohustusest. Ehk see on see sõna kohustuse pool, et ma ei tea, võib-olla Marika tahab veel lisada siia midagi, et ja ei, ma arvan, et tegelikult kõik on öeldud, et kohustus on suurtel, võib-olla aasta lõpus on kohustus vähematel suurtel ettevõtetel on ju, et sellist väiksemat ettevõtet ta otseselt ei puuduta, on ju, et nemad võivad olla puudutatud, aga seda pigem, kui nad on nii-öelda nende suurettevõtete tarneahelates, et siis võidakse nende käest küsida andmeid, on ju, aga aruandluskohustus kui sellist ei ole kunagi olnud ja ei tule ka tõenäoliselt. Just. No mis viibki sujuvalt meie järgmise selle teemapunktini, et kui ettevõte ei ole aruandekohuslane, me räägime kestlikus aruandlusest, et miks võiks seda teha või seesama, et paljud ju väikeettevõtted ju tegelikult teenindavad suuremaid ettevõtteid, olgu öeldud ka, et regulatsioonide mõttes ju ülisuured avalikud ettevõtted jäävad ka aruandekohuslasteks ka edaspidi, et ehk miks oleks kasulik alustada oma nii-öelda keskkonna ja sotsiaalse mõju ülevaatamist, kasutades siis näiteks sedasama niinimetatud ESG raamistiku. Me anname siin meie vestluse lõpus ka teile tööriistad selle alustamiseks, et miks see võiks olla kasulik, et ma arvan, Anu praktikuna oskab kindlasti kohe tuua selliseid praktilisi näiteid, et kus sa oled näinud, et sinuga koostöötavad ettevõtted vajavad seda. Jaa, et tõepoolest, kui sa siin ka alguses mainisid seda hirmu, et mis siis seda väikest või mikrot või VKE-d, kes raportit kindlasti nii-öelda koostama ei pea, hirmutab, on arvatavasti siis see infosegadus, et kas siis ma ei saa enam pangast laenu, ma ei saa enam suurele teenust pakkuda, toodet pakkuda, riigihankes osaleda, et see hirm, ma arvan jah, et siin selle Omnibussiga pigem võiks väheneda, et kui enne veel jah, tundus, et tõepoolest suurettevõtte pealt peab VKL samas mahus andmeid küsima, kui ta ise raporteerib, siis see hakkab ka suure tõenäosusega muutuma ja VKL saab küsida ainult seda, mida VKE vabatahtlik standard ette näeb, nii et seal jah, ma arvan, hirmu kindlasti ei ole vaja tunda, aga mida ma olen praktikas näinud, mida mina hästi nagu taotlen, on see, et kogu kestlik innovatsioon või kestlikkustegevused ju ettevõtja jaoks peavad olema kasumlikud, et keegi ju ebamõistlikult raha ei kuluta. Ja tänases seisus seesama ressursside kasutamine, materjali tõhusus, minul üks VKE-st klient, kellel pole mingit kohustust, pole isegi näha, et on väike või keskmine ettevõte. Jah, väike või keskmine ettevõte, pole nähagi veel, et kohustust tuleks nurga tagant raporteerida või andmeid esitada. Juhtkond ise strateegiliselt valis, nad tahavad olla valdkonnas suunanäitajad, teha asju väärtuspõhiselt, see oli juhtkonna omanike ühine otsus. Kõik meie koosolekud on koos juhtkonna ja omanikega, keegi sealt puududa ei taha, me arutame valisime välja olulised teemad kestlikkuse aspektidest, standarditest, koostasime tegevuskavad, panime tähtajad, vastutajad ja kui me olime oma nii-öelda olulised teemad kaardistanud, näiteks veekasutus või sama, ma ei tea, kütusetarve, kuna masinapark on suur, mis on poliitika edaspidi autopargi täiendamiseks, et mis on otsustuskriteeriumid lisaks hinnale, mis on loomulikult siis jälle kestlikkusega seotud. Nii kui me olime saanud selle asja valmis, siis tuli laua peale ühe suurettevõtte hange teenusele, kus oli küsitud täpselt neid asju. Et kas sul on olemas kestlikkusega seotud strateegiad, kas sa tead oma olulisi mõjualasid, kas sul on nad juhitud, mis on mõõdikud, mis te kavatsete järgnevatel aastatel teha, lisage dokument, kui see on olemas.
ja samal päeval me olime saanud need suured PDF-id ja strateegiad valmis ja kohe saime sinna suure ettevõtte hankesse need sisse kirjutada ilma igasuguse kohustuseta. Ja kohe me olime konkurentsis ja suures mängus, et kui seda teha lihtsalt nii-öelda raporteerimise või mingi dokumendi kirjutamise pärast, et siis seal ei pruugigi seda pointi üles leida, aga kui seda tehakse sisuliselt ja väärtuspõhiselt ja kasumlikult, siis see hakkab igal juhul tööle. Siit kohe väike selline küsimus, et mis sa arvad, et kui tuleb ka muutus regulatsioonides suurtele, kas taoline suur eraettevõte, et kas ta küsib ka edaspidi selliseid andmeid oma klientidelt sinu hinnangul või see oli nüüd nagu süke hetkeline? Kindlasti, ma arvan, suurte puhul see ei kao mitte kuhugi. Et võib-olla täpsusaste kaob, aga põhimõttelisus seal juures säilib. Et ma põhimõtteliselt võtan oma väärtusahelasse partnerid, kes neid teemasid väärtustavad, mõõdavad, juhivad teadlikult. Ma arvan, see suurte puhul, ma vähemalt ei ole seni nagu kuulnud, et keegi suurtest ütleks, et ei, mul on nüüd tänasest alates ükskõik. Ja seda ma täitsa usun ja püüamegi seda nagu aru saada, et mis see meid ümbritsev nii-öelda äriline ökosüsteem on. Et ma ise märkasin siin ehitusvaldkonnas siis suur börsil olev ettevõte on välja öelnud, et nendel on selline printsiip praegu, et lisaks omaenda loen siis ette nende nii-öelda kestlikkuse printsiipides avaldatud kodulehel. Lisaks omaenda tegevusele juurutab kontsern hiljemalt 2026 igapäevategevuste juhistesse alltöövõtjate ja tarnijatest püsipartnerite puhul ESG printsiipide täitmise seire. Ehk nad nagu on seda nagu hästi konkreetselt veel välja öelnud. ESG printsiipe eiravate isikute ja organisatsioonidega püsivaid ärisuhteid ei looda. Et ma ei tea, ma nüüd suunan edasi võib-olla küsimusele Marikale, et kui palju on siis suurettevõtetel või ütleme aruandekohustuslastel kohustus küsida ja kui palju on see, mida siin Anu tõi näite, et nad oma väärtushinnangute süsteemist väärtustel põhinevalt küsivad oma nii-öelda tarnijatelt või teenusepakkujatelt. No ma võib-olla isegi astu ühe sammu tagasi, et me räägime kogu aeg selle aruandluskohustusest on ja aga selle aruandluskohustuse sees on nii-öelda see peidus olev nii-öelda faktor ehk siis riskide ja mõjude hindamine. Et sellest saab tegelikult kõik alguse, see seab selle fookuse ja sealt tuleb ka võib-olla see seos selle kestliku ettevõtlusega, et ettevõtted, kes on mõelnud läbi kõik oma nii-öelda kestlikkuse teemad ja saavad aru, kus tema riskid ja mõjud on ja tegelevad nendega, on ju. Et see ei ole ainult see puhtalt, et me küsime nüüd ainult mingit konkreetseid, ma ei tea, numbreid seal või et nendel on see aruandluskohustus ikkagi tegelikult väga suures ulatuses. Ta justkui peaks algama kuskilt selle toote alguspunktis ehk kaevandamisel ja minema välja kunigi selleni, et kui see toode siis utiliseeritakse, on ju, et ettevõte tegelikult peaks nagu teadma enam-vähem nagu kogu seda olelus siis ja olelusringi, on ju. Kas ta nüüd peab seda detailini teadma, ei pea teadma, on ju, et ta peab mõistma, kus on need väga suured riskid, on ju, et ütleme näiteks, kui on, ma ei tea, šokolaadi tootja, on ju, et kas ta peab käima iga nagu nii-öelda kakao nagu tarne juures, ei pea, on ju, ta lihtsalt peab teadma, et selles riigis, kuidas need asjad toimuvad, kas seal on tagatud inimõigused, kuidas on need, kas seal on mingid märgised, mis nõuded, et see aruandlus tahab teada tõesti kõige suuremaid riske, et nagu sina kui nagu nii-öelda šokolaaditootja, on ju, et kas midagi võib valesti minna, on ju, et näiteks kui selles kakaotootja riigis hakatakse rangemaid keskkonnanõudeid nõudma, on ju, et kas siis järsku sul ei ole enam tooret, on ju, kas see toore muutub sinu jaoks kallimaks, on ju, et see on pigem see, et ettevõte ei mõtle ainult, et minu
tehase või kontori väravast kuni teise ukseni on ju, et mina teen ainult enda asja on ju, aga kõik, mis seal kuskil mujal on, et see ei ole minu asi, et me ütleme, et sa pead mõistma seda on ju, et ja sellega nüüd nagu on siis see nii-öelda see seotud see, et kui palju saab küsida on ju, et noh, mina olen mõtestanud omal alati, et me peaksime ikkagi rääkima väga suuresti nendest riskidest ja mõjudest on ju, et kui me need teame, et siis me alles küsime andmeid, et kuna see teema on nii uus kõik on ju, ja kõik nagu nii-öelda püüavad noh, võib-olla meile omaselt teha asju perfektselt, siis võib-olla on ka see andme küsimine ikkagi läinud nagu täiesti siukseks detailseks, mitte mingisugust nii-öelda riskide hindamist sinna sisse on ju, et see saab olla kahene, et nagu, et sa küsid, suurettevõte küsib siis väikeettevõtte käest, et kas sa oled hinnanud oma kasvuhoone gaase on ju, versus see küsib, et kui palju sul on elektrit kulutad, et kui palju sul töötajad on, kuidas nad tööle käivad jala või autoga on ju, et hästi detailselt on ju, et noh, see andmete küsimine võib olla ikkagi väga-väga nagu mahukaks on ju, et aga see oleneb see, et kuidas on see suurettevõte seda enda jaoks nagu mõtestanud, kas ta on nagu päriselt läbi mõelnud nagu, et mis on tema olulised nagu teemad on ju. Ja sealt edasi siis nagu läheb see, et kui palju ta nagu siis küsib selle väiksema ettevõtte käest on ju, et ja kui kaugel ta läheb selles ahelas, et kas läheb esimese nii-öelda äripartneri või läheb ka kuskile sinna kaugemale on ju. Või ainult otsesuhetes. Mis võib-olla tuletas meelde, et kuigi me nagu räägime pigem sellest keskkonnast, mis väikeettevõtjad mõjutab, kuna lihtsalt see kestlikkuse teema on nii infomahukas, et me ei saa seda nagu ära katta seda sisu poolt täna, siis võib-olla need paar printsiipi ja võib-olla alustame ikkagi sellest, et kui meie see teema praegu on, et miks võiks väikeettevõte siis seda kestlikkuse raamistikku kasutades alustada oma teekonda, siis võib-olla see kõige suurem kasu on seesama, et sa hindad iseenda ettevõtte võimalusi ja riske ja mõjusid. Ehk see on sulle nagu teadmine, see on raamistik. Ehk see, et kui küsib sinu äripartner suur ettevõtte, siis see on nagu, nad küsivadki ja nad hindavad riske väljaspool oma ettevõtet, mis võib neid mõjutada. Ehk sealt tuleb see üksteise nügimine ja küsimine ja võimaluste ja riskide hindamine. Et võib-olla nagu siiski täpsustuseks, et kas pigem on näha see, et nagu sa juba mainisid, et meile eestlastele omalaselt minnakse väga detailseks mõnikord, et see kipubki ära hirmutama. Et kui sa mõtled nende regulatsioonide võimaluse peale, kas pigem on nagu ette näha, et küsitakse rohkem sisulist asja ja võib-olla ei hirmutata ära väga detailse ja väga põhjaliku küsimisega oma äripartneritelt. Mis teie nagu arvamus või hinnang on selle kohta? Üks on see, mis on nagu praegult toimunud on ju, et noh, tõenäoliselt on toimunud igasuguse asju on ju, et keegi ei suuda ka nagu võib-olla jälgida enam, et nagu, et kes kuidas lähenes on ju, et kõik õpivad on ju ja siis uuesti õpivad ja teevad ümber on ju, et see lihtsalt on selle teema puhul nagu sihuke lõpmatu muutumine on ju ja selles ongi väga keeruline nii-öelda tegutseda on ju, et kui me vaatame nüüd seda, et justkui see siis VSM standard, siis see vabatahtlik standard saab nagu selleks, peaks saama selleks piibliks siis jah, nagu väike, et nagu mida iga väike ettevõte võiks teada ja mõista on ju, et noh, minul on nagu siuksed kahetised tundud, et noh, see standard on loodud selle jaoks, et suurettevõte saaks küsida jällegi sellelt väikselt ettevõttelt, et seal on näiteks selline teema, et tervis ja tööohutus on ju, ja ta küsib seal, et kas sul oli eelmisel siis aruandeperioodil surmajuhtumeid, tööga seotud surmajuhtumeid on ju, et noh, tõenäoliselt väga vähesed saavad sellele vastata jah on ju, pigem on see vastus ei on ju, et info edastamisel suurettevõttele on see fantastiline, seepärast suurettevõtte teab, seal on enam-vähem tõenäoliselt sul turvalisuse ja tervise teemadega kõik korras on ju, et seal ei ole minu jaoks neid riske on ju, ja nagu on okei, aga selle väikese ettevõtte jaoks on ju, see jälgida seda, et kas tal on nagu surmaga lõppenud tööõnnetusi, see võib-olla ei ole päris see, mis kestlikkus on ju, et tema jaoks on võib-olla see, et kui palju minu töötajad on haiguslehel
on ju, et kas see minu töö on väga stressirikas, väga intensiivne, et minu töötajad nagu ei pea vastu, et nad ongi kogu aeg haiged, on ju, et või mida teha nagu selleks, et ei oleks nagu selline, sest see ju mõjutab sinu nagu tegevust, on ju, et seal ongi nagu see, et üks on see, et kui sa oled nagu andmeedastaja, on ju, ja siis sa peadki põhimõtteliselt nagu tegema selgeks, täpselt on jah, on ju, et nad ei suuda sinuga ju nii-öelda suurde diskussiooni nagu minna, on ju, et aga teine on see, et kui sa ise tahad tõesti olla kestlik, on ju, ja hoolid oma inimestest, on ju, siis sa vaatad võib-olla natukene teistsuguse asju, kui näiteks selles standardis on. Nii et pigem see soovituse mõte on, et tee ise alusta nagu puhtalt lehelt just oma ettevõtte oluliste teemade, oluliste mõjude, oluliste riskide peale mõtlemiseks ja siis sul on ühtlasi ka hästi lihtne vastata, aga kui tuleb natuke laiem küsimustik, mis ongi, et sellega tuleb leppida, et ka ise olen näinud, et ma ei tea, S-Gradi kaudu tulevad platvorm siis, millega küsida oma äripartneritelt ja küsimused, mis üldse seda ettevõtet ei kõneta, no siis lihtsalt vastad see kähku see ei ära seal ja lähed edasi, et see raamistik ongi laiem nagu loodud nii-öelda kõikide valdkondade jaoks ja sealt kipuvad jääma need küsimused nagu hästi laiaks. Võib-olla, et. Võib-olla ma lisan ka, et kogu see kestlikkusteema, ta ongi niisugune nügimise teema, et teemasid on palju, iga teema on oma maailm ja miks nad võib-olla seal üldse nagu on see, et nad on niisugused nagu murekohad või probleemsed kohad, mida tegelikult ei ole osatud lahendada, on ju. Nüüd me justkui nagu ütleme, et pöörame nendele tähelepanu, on ju. Et kui sa oled tõesti nagu väikene ettevõte, on ju, et sul ei ole mitte ühtegi keskkonnaluba, on ju, et sul on võib-olla kontor või väike tootmine, on ju, et siis võib-olla see keskkonnateema ei ole, aga sul on su väga hea tugev meeskond, on ju, et kes on sul nii-öelda, on ülivajalik, on ju, ja siis võib-olla see S ongi sinu jaoks kõige tähtsam, on ju. Aga sa peaksid korra nagu läbi ikkagi mõtlema, et okei, et need teemad on ju, et isegi kui sul on see väike tootmine on ju, aga kui meil siin tuleb rahevihma ja midagi kuskil uputab, on ju, et kas see ka sind võib kuidagi mõjutada, on ju, et isegi kui sinu, tõenäoliselt sa ei ole suur emiteerija või suur energiatarbija, on ju. See on seesama, tuli jutuks seesama kestlikkuse see printsiip, mida õpetatakse vaatama, et sinu mõju keskkonnale ja keskkonna mõju sinule, et me siin hästi selliseid väikseid viiteid teeme sellele sisulisele lähenemisele ehk endiselt et riskide hindamine, mis tulevad ettevõttele. Et kui ma nüüd mõtlen, et selline, et Anu on siin jaganud, et tal on üks väga hea näide, kus ettevõtte vabatahtlik ja rõõmsa meelega siis nii-öelda ESG kestlikkuse teekonna alustamine on ettevõttele loonud konkurentsieelise ehk just seesama nii-öelda, et sa ei tee seda sellepärast, et peab või on kohustus, vaid kasutades seda nüüd välja töötatud raamistikku, leiad enda ettevõtte jaoks konkurentsieelise või kasumi, et jaga meile neid näiteid. Jaa, ei, minu maailmas see nii ongi. Et kui ta kasumlik ei ole, siis ei ole ju mõtet, aga täna ikkagi Euroopa Liidus Holland, Taani innoveerivad nii, et hoia mütsi on ju, et seal ikka lähevad väga suured ressursid materjalitehnoloogiasse, veepuhastustehnoloogiasse, õhust CO2 püüdmistesse, et kõik selline tehnoloogia, mida on pärast võimalik ju edasi müüa, ma ei tea, vetikates sünteesitakse plastiku analooge toidutööstusesse, eks. Minu enda siis praktika pealt, ja mul ei ole nagu kaasust, mis ei oleks kasumlik, et ühe ettevõtmise puhul, ka siis Akzo Nobeli puhul, kellel on konsolideerimise erand ja nad ei pea tegema raportit selles mõttes. Aga jah, et kuidas me vähendasime siis ühe aastaga 66 tonni jäätmeid, sest me võtsime kasutusele ühe torude eelpuhastussüsteemi, eks ju, lihtsalt parim võimalik tehnoloogia turul, puhas tehnoloogia innovatsioon, 66 tonni vähem jäätmeid, mis tähendab, et see on otsene ju number.
mida me ei pea maksma jäätmekäitlejale, meie hoovist äraviijale, utiliseerijale, siis veetarve, vee taaskasutus, veepuhastusseadmed, ühe partii värvi pealt me aastas siis säästsime või nii-öelda taaskasutasime ühe partiiga, kui ma nüüd ei eksi peast, kas oli 3 tonni vett või. Ja siis mehaanilised filtrid, ehk siis ühekordsete filtrite asemele panime mehaanilised filtrid ja jällegi tohututes ühikutes säästu või need samad nii-öelda peene nimega ringmajanduse teemad, eks ju, aga tegelikult kui minu ettevõtmises tekib materjali jääk, mida teine ettevõtmine saab väärindada ja kasutada, siis see on äri. Ma saan sellest arve kirjutada. Ja meil oli siis näiteks need samad suured konteinerid, millega tuleb sisse tooraine. Meilt lähevad need konteinerid edasi sadamajäätmete hoiustamiseks. Et jällegi, et see mõte ei katkeks nagu seal ära, et see on mõttetu roheteema või ma olen seda lauset ka nagu kohanud, eks ju, et ei ole, see on äri ja see on nagu ainus viis justkui olla üldse ree peal, sellepärast et tahame või ei taha, ega veepuudus on juba kohal, viljatu muld, eks, kõrbestumine, surve parasvöötmele, rändemigratsioonid, et see kõik on juba kohal, et see ei ole ju midagi, mis on 100 aasta pärast. Ja see hakkab kõiki mõjutama, mis muudab selle ürituse abstraktseks, on asjaolu, et keskmine Euroopa Liidu ettevõtmine elab 12–17 aastat. Ja me kliimamõjusid mõõdame 30 aasta kaupa. Ja siis, kui keegi nüüd ütleb, et mis on sinu risk kliimamõjudest tulenevalt, siis küll mul on 5 aasta pärast juba 7 uut ettevõtet, on ju, eks. Et seal tekib nagu see error. Et see välp on natuke käib nagu teist jalga, aga kui tänane generatsioon ei tee midagi, siis järgmisel generatsioonil ei ole enam võimalik midagi teha. Et see on juba teada, see ei ole mingi rohepesu või välja mõeldud lugu, et see on juba faktidega teadlaste poolt mitmekordselt kinnitatud, et kui minu lapsed on 37, siis nende elu on täiesti teissugune, eks see keskkond ja konfliktsed piirkonnad ja homo sapiensi liigi vajaduste rahuldamine, nii et inimesed üksteist ära tapaks vee või mulla viljakuse pärast. Et see on justkui täna teada. Ja ongi, et see, mida me täna teeme, ükskõik kui väike samm see on ülioluline. Ja see on kasumlik. Ja Põhjamaadesse ei ole üldse mõtet minna, kui meil ei ole ette näidata mõjusid, mõõdikuid, juhtimist, jalajäljed toote peal, lettidele ei võetagi tooteid, millel ei ole elutsükli analüüsi tehtud Põhjamaades näiteks. Et jah, nii see on. Et mul ei ole ühtegi näidet selle kohta, et kestlikkus ei oleks kasumlik. No siit tuligi see 2 mõtet, et esiteks, et meie kuulajaskond on inimesed, kelle jaoks roheettevõtlus on see, millega nad tahavad tegeleda. Ehk nende jaoks see sama kestlikkus, see on lihtsalt nagu üks raamjuhtimiskontseptsioon, et sisu ja printsiibid on kõik see sama. Ja selle, ütleme, nii-öelda ärikasumi loomise juurdest me juba jõudsimegi selleni, et tegelikult on see ka veel väärtushinnangu põhine. Ehk see sama, et selleks ei pea keegi sind kohustama, kui sa ise nagu, vastutustunne oli see hea sõna, mida Marika kasutas, on ja, et sul on vastutus järgnevate põlvkondade ees. Et kui on juba ületarbimine ja nii edasi, mis on see sinu panus muuta paremaks keskkonda, ressursside tarbimist? Ja, et mulle endale meeldib selline termin nagu keskkonnadividend. Et omanik siis justkui siis näeb, et okei, et kui ma panen täna investeeringu sisse, mida mina oma taskus ei näe, eks, aga järgnevad põlved näevad ühel või teisel moel. See ei pruugi rahasse konverteeruda siis, eks ju, ütleme, et mul on vähemalt olemas, ma ei tea, vesi tootmisasukohas või mul on viljakas pinnas jätkuvalt olemas tootmisasukohas, et võib-olla jah, mina 5 aasta pärast ei ole selles valdkonnas, aga ma olen endast jätnud järele kõik eeldused järgmistel jätkata. Et see keskkonnadividend
mis siis jah, võib-olla tähendab, et täna ma ei saa ühte või teist summat endale tasku panna, aga ma hoolitsen selle eest, et minust peale mind ei tule veeuputus, on ju. Või noh, täna võib-olla juba isegi tuleb, aga vähemalt nii-öelda liikuda selles suunas, et seda ei tuleks. Vastutustunne niimoodi tulevikku suunatud mõtlemisega, et jah, ja teine asi on see S-teema ka, mis siit on juba läbi käinud VKE puhul. Sa ei saa inimesed tööle enam. Proovime täislausetega, et sotsiaalne teema väikeste ja keskmiste. Et see sotsiaalstandard või eks töötajatega seotud standard ja väga palju on tegelikult läbi kumanud ettevõtmistes seda, et kui ettevõte ei kommunikeeri väärtuspõhiselt oma tegevusi, kuidas nad väärtustavad keskkonda või kuidas nad parimaid võimalikke tehnoloogiaid eelistavad või juhivad oma jalajälge targalt, siis tänane uue põlvkonna tippspetsialist ei taha tulla tööle, kui ta ei näe seda. Ja mitte ainult paberil, vaid sisuliselt, eks. Et seal tekivad ka need kohad. Olen täiesti nõus, olen isegi kohanud, et noor arendaja kutsus üks ettevõtte teda tööle. Me olime kolleegid, ütles, et ärge kujutage ette, tegelete fossiilkütustega. Ma isegi ei kaalu sellist asja. No vot, jah, see on jälle natuke äärmuseks, sest ega me fossiilne kütus või energia tootmine täna minu teada veel struktuurset muudatust globaalselt ei ole. Et see ka, ega me ei saa ju majandust ühe päevaga ümber teha, majandus see on ju hoopis teistel põhimõtetel seni üles ehitatud, aga jah, et see on jälle siuke hea see on nagu näide, et äärmuslik näide, jah. Et ta kui hästi kõvaajaliselt ja hästi selgelt ütles, et tema jaoks on nagu tööandja väärtussüsteem hästi oluline. No ja teine pool sellest on ju selline oluline sidusrühm tarbijad. Ehk samamoodi, et tarbijad, kes hääletavad rahakotiga, millise ettevõtte tooteid nad ostavad. No Eestis on küll siin erinevad uuringud näidanud, et kui see nii-öelda see toetusprotsent oli siin 3 aastat tagasi suurem, et see on pisut siin majanduslike olude surve all nagu langenud, aga endiselt me räägime ikkagi väga suurest osast ühiskonnast, kelle jaoks on see tähtis. Ehk mida noorem põlvkond, siis see osakaal on nagu veelgi suurem, ehk meie järjest peale kasvavad tarbijad ettevõtete jaoks. Ma arvan, et siin on oluline ka see tahtlus, et nagu, et jah, et mõnikord me ei saa kogu aeg osta oma toidukaupa biomarketist, on ju, et kui võib-olla tahaks, on ju, et kui seda tahtlustki pole, on ju, et siis nagu see ei toimu ka seda muutust, on ju, et või see nii-öelda alternatiivide otsimist, et ma mõtlen, see kolmas S-i nii-öelda või siis selle sotsiaalteema grupp on ju ka nii-öelda kogukonnad, on ju, et kui me vaatame kogu seda teemat, mis meil käib siin nii-öelda nende tuuleparkidega, on ju, et meil ei ole seda harjumuspärast kommunikatsiooni nii-öelda ettevõtluse ja kogukondade vastu, sest seal on äärmiselt palju seda, et mõistetakse üksteist erinevalt, on ju. Et on valeinfot, on ja nii edasi, mis iganes seal on ju. Et kui see muutub nagu selliseks tavapäraseks osaks, et kui sa nagu tõesti lähed mingisuguse kogukonna nagu elu muutma nagu midagi väga nagu sellised nähtava või tuntavaga, on ju, et siis see peaks olema nii-öelda A ja O alguses, et sa lähedki ja selgitad ja nagu, ma ei tea, kaasad neid, võib-olla toetad neid, annad neile mingisugust stiimuleid, lubad olla osa sellest projektist, on ju, et siis on sellele võib-olla hoopis teistsugused diskussioonid oleks, on ju, et praegult on see, et tehakse keskkonnamõju hindamine ära ja keegi ei oska seda lugeda ja ei saa aru ja kõik tundub nagu niisugune nagu valskus, on ju, et siis nagu ongi, et need 3 gruppi, töötajad, kogukond ja kliendid, et nad on väga olulised, Ma veel lisaks kohaliku omavalitsuse, et mul on endal väga hea kogemus ka jälle Akzo-Nobeli näitel, Raplas on meie tootmine ja mina käisin ka nendega asja arutamas, et mida nemad näevad
et on siis ühe suurettevõtte, ühe suurima tööandja, suurimad mõjud, riskid, võimalused siis vallavalitsuse vaatenurgast. Ja see oli nii äge koosolek. Terve, ma ei tea, 5-6 inimest oli kohal, kõik olid aktiivselt arutelus, see oli nii vinge. Ja siis mitu kuud hiljem ma küsisin veel, et kas on olemas teil endal Raplale geograafiliselt riskianalüüsi tehtud. Noh, mis mul kaotada on, küsida ikka võib, on ju. Ja ma sain täiesti nagu tohutud dokumendid, analüüsid, allikad, noh, super sisendi, eks. Seesama vesi, mis on meie tootmise jaoks väga oluline kriteerium, väga selgelt on vaja see risk ära analüüsida, kas meil 5-10-15 aasta pärast on võimalik samas mahus toota sama vee kasutusega või me peame hakkama vee kasutust uute tehnoloogiatega drastiliselt vähendama, eks, et see ei muutuks meie jaoks nii-öelda kolimisaspektiks, eks ju, noh, nii-öelda piltlikult, aga jällegi, et see koostöö omavalitsusega kui mõjutatud siis komponent on ju ökosüsteemis oli väga meeldiv, et jah, soovitan kindlasti kasutada seda varianti, sest see info on nii väärtuslik, sest neil on need ja ehituslube ei saagi ju enam hakata mingi hetk väljastama, kui ei ole tehtud asukohapõhist kliimariski analüüsi krundile asukohale, et üleujutused me siin juba näeme, on ju reaalajas Tartuski neid uusarenduste tükke üle ujutatuna, et jah, omavalitsustel on see info juba ühes ja teises asukohas hakkab olema olemas. Tõsi. Ja mis ma tahtsin lisada, et Marika näite puhul mulle just ta illustreeris hästi, et kui kompleksne on see kogu see kestlikkuse teema, ehk ühelt poolt nagu selle sotsiaalvaldkonnal kogukonna mõjutamine, kuidas sa positiivselt või siis negatiivselt mõjutad kogukonda oma tegevusega, oma ettevõtte tegevusega ja teiselt poolt sellesama näite puhul ehk lood taastuvat energiat ehk leida seal see tasakaal, kus on see mõju suurem, nagu selles mõttes näide, kui mitu erinevat teemat on ühe projekti raames juba laual ja väga nagu olulised teemad ja leida sealt see õige tasakaal ja õige lähenemisnurk on ju. Et selline komplitseeritud maailm, nagu me oleme, et selles mõttes ongi, võib-olla tuleb ka see andmemahukus, et kui kuskil keegi kokku puutub nende küsitlustega, tuleb sellest, et on püütugi väga palju, põhimõtteliselt seni nagu eraldi käsitletud valdkondi tuua ühe katusraamistiku alla. Võib-olla see on see, mis selgitab ära, miks see suur andmemaht ja mis tekitab seda hirmu, et aga päris elus nad ongi seotud. Et siin seesama viimane näide ju täpselt seda kinnitas. Et me sellest, et see tarbijatele ehk olulistele nii-öelda sidusrühmadele tarbijate ja töötajatele läheb korda, sellest juba rääkisime, aga siis nende selline nagu võib-olla hea meeldetuletus, et kogu selle Euroopa Liidu suure ja andmemahuka seadusandlusega on kaasas käinud ju ka tegelikult finantseerimine ja toetamine. Ehk ma tahaks nagu siin eriti alustavatele, kiirelt arenevatele ettevõtjatele meelde tuletada, ehk käisin just värskelt vaatasin üle uue nimega EIS, endine EAS kodulehekülje ja KIK kodulehekülje, ehk praegu see aasta hetkel on väga arvestatava rahastusega mitu pakkumist. KIK-i leheküljel 2 miljoni eest pakutakse ringmajanduslike mudelite jaoks toetust. Kasutatud on 0% praegu. Ehk minge tutvuge täpsemalt tingimustega. Minul endal on väga hea kogemus, et kui sa räägid spetsialistidega nendest riigiasutustest, nad annavad sulle nõu, mõtlevad kaasa. Rohetoetused EIS-i lehe peal just pikendasid seda rohetoetuste taotlust mai asemel kuni septembri alguseni kuni 200 000 eurot ettevõttele, kes tahab arendada oma tegevusi. Olgu need mingid rohemärgiste taotlused, olgu need ESG strateegiad, sellega seotud tegevused, ehk tegelikult väga julgustan minema ja vaatama, mis on need finantseerimisvõimalused, et kui on ettevõtted veel asutatud regionaalselt kuskil väljaspool Tallinna või Tartut, on need toetusprotsendid seal
70% näiteks, EIS-i toetuse puhul täiesti arvestatav toetus. Ehk paneme kuulajatele pärast materjalidesse ka need lingid ja väga julgustan selle pilguga vaatama, et võib-olla see mõte, mis teil on, et selle jaoks on olemas ka finantseerimisabi ja väga nagu headel tingimustel olemas, et nende finantseerimistega seoses, et kas teil on kokkupuudet olnud ka, mida küsib pank kui oma klientide käest? Ehk me oleme siin kuulnud, et suuremad pangad on ju välja öelnud, et lisaks krediidireitingutele nad hakkavad kestlikkusreitingute peale mõtlema, et on teie klientidel kogemus, kui detailne see on, mida oodatakse. Et ma siin ütlen, et me võime kuulajate materjalides jagama siis ühtset pangaliidu küsimustikku. Lihtsalt üks näide, mis tüüpi andmeid küsitakse, ei ole midagi väga üle mõistuse, küsitakse kaasa arvatud, kas te olete oma mõjualade ehk kõige lihtsamad elektri ja kütte kasutamisest tekivad skoopi juba arvutanud. See on küsimus, kas olete, kui olete, siis täidate ja palju selliseid suhteliselt loogilisi arusaadavaid küsimusi, et ei tasu jälle hirmu tunda, et see on nagu üks näide, aga ma ei tea, kui palju on kokkupuudet olnud, et mingi finantseerimisasutus küsib, et kui detailne see on ja kui kohustuslik? Ja ei, minu kliendid ei ole vajanud seda siin viimastel aastatel. Aga jah, eks küla pealt on ikka kuulda olnud. Hetkel on veel päris leebe mulle teadaolevalt. Et loomulikult pankadele kehtib siuke suur pidulik tähekombinatsioon nimega SFRD ehk siis Sustainability Finance Reporti Directive. Omad nõuded. Ma arvan, et ei olegi tähtis see lühend, vaid just, et finantsasutustel on suurem surve nagu küsida andmeid. Neile on igal juhul surve olemas ja nende direktiiv siin ühtegi bussi ei saanud muudatusettepanekute paketti. Omnibussi, jah. Aga tõepoolest, ega pangad ei ole ka ju otseselt huvitatud oma kliente kiusamast nii-öelda. Et küsivad seda, mis on oluline, mis on väärtuslik ja see pangaliidu küsimus praegu seda ka nagu väljendab. Et jah, nemad peavad oma portfelli jalajälge mõõtma, jah, nad mingi detailsusastmega peavad seda tegema, nad ei pääse. Ja eks me siis näe, et mis aasta see on, kus see päriselt hakkab intressimäärasid mõjutama ja otseselt, eks ju, et täna ta juba kaudselt mõjutab, aga mitte nii drastiliselt, et oleks nagu ära lõigatud kohe, et kui sul seda poliitikat ei ole või skoop 3 ei ole, siis sa kohe saad oluliselt kehvemad laenutingimused, et seda ma veel ei ole näinud ja ei ole ka kuulda olnud, et see 25 või 26 juhtuma hakkaks. Aga jah, et pankade see SFRD ei ole muudatusettepanekuid või muutmis nii-öelda pressiteateid ei ole kuskil näha olnud, et sealt. See on siis nagu see üks hea nagu põhjus, et kui juba teha seda kestlikkuse raamistiku kasutades oma ettevõttele teekonda alustada mõjude riskide võimaluste hindamiseks ja strateegia valimiseks ja tegevuskava, et siis on see, annab ka valmisoleku vastata krediidiasutuse küsimustele, et. Ja teine asi, mis ma arvan, võib-olla on VKE-le, väikesele keskmisele ettevõttele aktuaalsem isegi on rohemäris või siis nii-öelda tempel, mis tõestab, et see toode või teenus on kestlik või on tehtud analüüs, olelusringi analüüs või sa kasutad ökomärgisega tooteid, teenuseid oma toodete, teenuste pakkumisel. Ehk et kui täna veel Eesti riigihangete strateegia kõige viimane versioon tuli 2023, olen mina näinud, et kõige viimane on lehel sellest aastast ja seal on kirjas, et riigihanked 2035 siis 50% mahust oli niipidi, siis hakkavad sisaldama kestlikkusnõudeid või rohekomponente. Mulle siis rohesõna endale väga ei meeldi, aga kestlikkuskomponente ja seal on välja toodud siis see asjaolu, et eelistatakse ettevõtteid, kelle toode teenus on jätkusuutlikum, väiksem jalajälg ja nii-öelda kolmanda osapoole poolt tuleb see ju siis kinnitada, vastasel juhul see võib muutuda rohepesuks, et ma väidan, et minul on parem kui konkurendil, aga mille põhjal. Ja seal siis võib muutuda küll oluliseks see, et mul on olemas kas Euroopa Liidu ökomärgis, mida saab Keskkonnaagentuuri kaudu lihtsate ressurssidega taodelda
Põhjamaades selline populaarne luigemärgis või turismi, transpordisektoris need märgised on erinevad. Aga jah, et kui mul on ikkagi VKE-na näidata üks märgis ette, siis ma pakun, et sellest saab ka selline kõva valuuta. Siin endal on näide tuua, et ehitusmaterjalide tootjate puhul on need konkreetsed toote keskkonnadeklaratsioonid hästi oluline teema ja eriti kui on eksporditurg on Skandinaavias, et on juba reeglistikud ka Eestis, mis hakkavad kehtima, aga nagu Põhjamaades on väga konkreetne ja väärtuspõhine see küsimine olnud ja aktiveerub see küsimine järjest rohkem. Ja Põhjamaades Eesti ehitajad ei saa üldse midagi teha, kui ei ole ei palkamaju, ei hooneid, ei midagi, kui ei ole ehitussektori sertifikaat. No see on siis tõendatud sertifikaat, on see tootedeklaratsioon, see ei päde. Mõtlesin, ma lisan selle pankade osas, et esiteks mulle meeldib tegelikult see pangaliidu küsimustik just seetõttu, et see nüüd ei ole ainult Eesti, et siin reaalselt on 3 Balti riigi pangad nii-öelda suutsid koos selle kokku panna ja nii-öelda läbi selle siis nagu kokku leppida, et nad küsivad sarnaselt asju, mis juba teeb ka juba ettevõtja nii-öelda olukorra nagu lihtsamaks, et kui tal tõesti need küsimused, kust tuleb, on ju, et eks pangad teevad ju ka riski hindamist, on ju, et see, et võib-olla neil on omad need nimekirjad, mida nad pigem ju enam ei finantseeri, on ju, aga kui sama ettevõte, kellel on võib-olla mingid fossiilkütused, on ju, aga tahab teha mingit taastuvenergia projekti või et ega see ei ole niimoodi, et sul on nüüd uks kinni kuskil pannud või aga ma arvan, et pankade jaoks on oluline sinu riskantsus, et kui riskantne sa oled, on ju, et kui sa tegelikult oled nagu läbi mõelnud ka need kestlikkuse teemad, lisaks siis kõigele nagu muule, on ju, mida nad tavapäraselt nagu nii-öelda ootavad, on ju, see lihtsalt tuleb vähem riskantsem ja see neile meeldib, sest nad teavad, et nende raha tuleb tagasi, on ju, et see nüüd ainuüksi, et sa oled nagu väga kestlik, on ju, et see võib-olla ei vii seda protsenti alla, aga see üldine teadmine, et sa oled nagu niisugune nii-öelda, oled kogu seda nii-öelda süsteemi endale läbi mõelnud, on ju, et see neile tõenäoliselt meeldib. Pank on ka ju klient. Pank ju hangib väga palju teenuseid ja tooteid sisse oma ettevõtmises, nii et igal juhul, kui pangale tahad toodet või teenust pakkuda, pole varianti. See on nende jaoks täiesti elementaarne küsida ja analüüsida. Ja võib-olla niisuguse kommentaari veel, et mis kipub hirmutama, et ükskõik millist küsimustikku täidad, või kui sa alustad kas või oma selle, me jagame siin pärast need tööriistad, kui sa alustad kaardistamisega kas või kus sa ettevõttena praegu alguspunktis kestlikkusega oled, peab meeles pidama, et see ei ole hinnang, et see ongi kaardistad ära, kus sa oled ja mõte on see, et sa adresseerid neid teemasid, mis on olulised, kus sa saad mõju avaldada, et sul on tegevuskava ja strateegia asjade paremaks muutmiseks. Ehk see hetke olukorra kaardistamine või küsimustele vastamine, et ei tasu lasta hirmutada, kui sa mõnele küsimusele vastad täna ei, pigem on oluline see, et kas sa oled mõelnud, mis sa homme teed, et parem olla. Ehk see on see koht võib-olla, mida peab meelde tuletama printsiibina, et see ei ole mõeldud nii, et kui sul täna ei ole kõik juba tehtud, et siis on väga halvasti. Ei ole. Halvasti on see, kui sa ei plaani midagi paremaks teha. Ma ei tea, kas te olete nõus, see on nagu selline, mis... Olen ise ka kogenud seda, et väga eeskujulik ettevõtmine täidab seda Eskriidi küsimustikku. Kõik on punases, on ju. Sest ta küsib ju miljon asja, aga mitte keegi ei suuda miljonit asja teha. Aga need, mida ma teen, on väga hästi ja ma olen strateegiad, ma juhin, ma mõõdan. Aga see on siis seal, eks ju, tegelikult ka need küsimustikud ei peegelda seda tahtlust ja reaalsust nii nagu nad võiks, et natuke demotiveeriv on vaadata neid punasesse lendavaid graafikuid, et ma justkui ei täida neid 1000 nõuet, on ju, et ei tasu kindlasti heituda. Mitte jääda ainult küsimustesse kinni, vaid pigem siis seesama, et kui te teate, et teie ettevõttes on selle suhtumise ja väärtushinnangutega hästi, te teete asju vastutustundlikult, see oli minu see hea sõna, ja tahate asju teha veel vastutustundlikumalt ja paremaks, et siis ongi see sama soovitus, et kasutage seda
sama nii-öelda ESG raamistikku, et see aitab need asjad välja tuua ja veel olulisem kommunikeerige pärast, et tõesti, et need ei ole ainult need küsimustikud, et siin endalgi hea näide selline ehitusmaterjalide tootja nagu Malmer Glaasium, sa näed, et neil on need protsessid kõik olemas, neil on see hea tahe ja nii edasi, ehk samamoodi, et teha kas või see keskkonnatoote deklaratsioon, et mitte lihtsalt ära teha, vaid näidatagi, kui kvaliteetne toode neil on, mõtlevad toote ohutuse peale, lisaks keskkonnadeklaratsioonile ka see üldine ESG teadvustamine ja nagu tegevusplaanide avalikustamine, et mõtlevad toote ohutuse peale rohkem kui võib-olla konkurendid, et see kõik nagu selles mõttes paistakski välja, et see paistaks ka väljaspool ettevõtet, et see sisuline pool on hästi paigas, et see on see põhjus või motivatsioon, et mitte lasta ennast hirmutada, vaid leida need võidukohad enda ettevõtte jaoks nagu sisulise poole pealt, et ehk see oli see meie arutelu mõte, et see kogemus, mida meie oskasime praegu jagada, et ma loodan, et see nagu ka inspireeris ja julgustas ettevõtteid, kes meid kuulavad. Aga nüüd see praktiline pool, kuidas alustada? Ehk ma juba olen ütelnud, et me jagame kindlasti, et Maarja on ilusti pannud juba selle lingi ka, et on olemas EIS-i lehe peal ESG e-praktikum, kus on videojuhendid ja tööriistad alustamiseks ja kohtume mais minu mentortunnis ja võime rääkida nendest tehnilisest poolest, aga pigem niisugune siis üldine küsimus, et mis need õppetunnid või on, et kuidas alustada, mis on need ohukohad, et oskad sa jagada äkki kogemust siin oma klientidega, Anu? No vot jah, mul on nii tublid kliendid on ju, et aga kui jah, mõelda, et kui ma olen nullis, eks, mõtleme nii, et võib-olla esimene harjutus ongi see, et enda jaoks mõelda, et miks ma seda teen ja palju mul on ressurssi, et see õpikõver läbida. Et jah, et kuna see nii-öelda tegevuses selline süsteemsus või puhtuse saavutamine võtab üksjagu energiat ja aega, et jah, et mul oleks just see tahtlus või valmidus, eks ju, olemas ja ma eraldan selleks ressursse, et kui ma ressursse ei eralda, aega, raha, teadmist, oskust, kontakte, siis ju pole nagu mõtet, on ju. Aga kui ma olen enda jaoks otsuse teinud, et jah, ma tahan otsida veel kivi alla vaadata, kuidas ma veel saaks paremini või mida ma saaks ettevõtmistel aidata ise veel paremini teha, koostööna, ma ei tea, siin on ju suured, kes väikestelt väärtusahela üleselt ostavad toote parandusteenust, tagasikutsumisteenust, transporditeenust, et koguda kokku pakendid, konsolideerida, taaskasutada, et tekitada nii-öelda see ökosüsteem, kus mina saan võib-olla küll väike olla, aga mängida suurt rolli, sest pilt on suur seal ökosüsteemis. Et jah, et ESG raamistik minu jaoks on andnud võimaluse, kui puudub arusaam, et mis need olulised aspektid siis on või mida ma saaks siis veel paremini teha, siis need 10 standardit ise juba nii ilusti ilmestavad seda. Mina kutsun 10 standardit, 10 võimalust teha innovatsiooni, et kuidas ma saan veel vett taaskasutada, vähendada tarbimist, kuidas ma saan jääke väärindada või teistelt osta sisse odavamalt, kellel on minu materjal jäägiks muutunud. Ja kuidas ma siis saan oma emissioone vähendada, tõepoolest kõik need fassaadi uuendused, mis annavad tohutud energiasäästud tootmisettevõtmistes näiteks, et jah, ennast nagu sisse kaevata, vaadata, et mis on siis need aspektid. Mulle endale väga meeldib see termin nimega ökosüsteemi teenuste kasutamine. Ja see on selline pidulik lugu, et Homo sapiens kasutab ökosüsteemi väga paljudes erinevates aspektides, näiteks rekreatsiooniks, näiteks tooraine kaevandamine. Rekreatsioon on siis, kui sa lähed metsa jooksma, jalutama. Maandad ennast looduskeskkonnas. Lähed ujuma. Või võtad sealt vett või võtad sealt tooret või matad sinna oma prügi või suunad sinna oma vihmavee või üleujutuse korral suurvee, et ma kasutan loodust enda huvides, ökosüsteemi teenuste kasutamine.
ja kui see on nüüd inimene ja keskkond või ettevõte ja inimene ja looduskeskkond. keskkond, võib mõlemat pidi tegelikult vaadata, eks võib mõlemat pidi vaadata, kui te guugeldate ökosüsteemi teenuste nimekirja, see tuleb eesti keeles, vist tuleb isegi eesti keeles välja, inglise keeles tuleb kindlasti välja. Aga jah, et see andis mulle täiesti uue nii-öelda vaatenurga sellele, et kust ma saan mõjutada seda, et ma tarbiks ökosüsteemi teenuseid tõhusamalt, sest neid punkte oli seal nagu sadu, eks ju. Et ei ole... Mis sa mõtled selle all tarbiks tõhusamalt? No seesama, et kui ma korraldan matkasid, kuidas ma teen niimoodi, et ühtegi prügi minust ei jää järele ja et ma ei viska kõike pärast seda kuskile ühte prügikotti, on ju. No mingid väiksed asjad võivad... Jälle see vastutustunne. Ja väiksed asjad viivad siis selle maailma avastamiseni. Et ei saa justkui eeldada, et ma teen nagu doktorikraadi põhikoolis, on ju. Et ma väikeste sammudega hakkan avastama, et mis on need komponendid, mis üldse kuuluvad sinna maailma, mida tasub adresseerida, millel on mõju. Ja siis sa õpid sinna nägema seda maailma palju rohkem. Et jah, et kas tasub midagi adresseerida või ei tasu, kas ma saan oma ressurssidega adresseerida või ei saa, kas see olen mina, kes peaks seda tegema või keegi teine teeks seda palju tõhusamalt, kiiremini, kas ma saan seal vahel olla lüli ja viia kokku need osapooled, et tekiks väärtus. Näiteks üks näide kliendilt, VKL-t, väikselt keskmiselt, kuidas nemad saavad olla siis lüli, et Soome suur tootja, kes pakub Eestis mitmele ettevõttele oma tooteid, eks, et kas meie saame Eestis olla see, kes kogub kokku pakendi. Sest neil ei ole mõtet tulla siia sõita, et meie pakend üksi kokku korjata ja neil ei ole mõtet Soomes siia sõita, et Eestis hakata pakendeid kokku korjama. Aga kui meie saame lokaalselt tsentraliseerida ise siin juhtida projekti, siis see pakendiringlus võib osutuda kasumlikuks, eks ju. Ja jälle oluliselt kokku hoitud jalajälg. Et jah, et neid momente, kus ma väiksena saan suures ringis kasulik olla, on väga palju. Seesama rõivaste parandus, mööbli parandus, väärindamine, et jah, et näha ennast suure pildis ühe olulise osana. Hästi siuksed head ringmajanduslikud just mõtlemised ja sellised ampsud, mida suudavad alustavad väikeettevõtteid võtta. Ja ma olen täitsa kindel, et meie kuulajaskonnas ka paljusid need ka siin kõnetasid, et mõeldagi seda, rõhuda seda ka nii-öelda igate moodi selle jätkusuutlikkusele või kestlikkusele, et nii ressursside kasutuses kui osana siis kogukonnast või ökosüsteemist. Suur ei pruugi suuta ära lahendada selliseid fragmenteeritud või tükeldatud asukohti. Aga kui asukohas on säteinimene, kes ütleb, et kuule, aga ma võtan selle piirkonna enda peale, teeme siia lokaalselt, ma ei tea, tagasikutsumise keskuse või ma ei tea, Patagonia on ju kõik oma riided, laseb ära parandada ja kõik on ehitatud ju suure süsteemi peale. Täitsa märkamatult jõudsime jälle seda, et miks seda teha, kuna neid põhjusi on nagu nii palju. Isegi võib-olla mainikski uuesti, et seesama ressursi tõhusus või ringmajandus, mis on, et see ESG ja rohe ja ma ei tea, mõnede jaoks on hirmutavad, kui me mõtleme, et selle keskmes on ressursside tõhusam kasutamine või ringmajanduslik mõtlemine, siis see on ju tegelikult terve talupoja mõistus uues natukene rohkem kogu väärtusahela peale vaatavas võtmes, et ehk täiesti, mis eestlase jaoks on alati olnud nagu A ja O, nii et ei midagi uut ega midagi sellist, mida peaks kartma ja kui jah, et oleks oma vanaemadele öelnud, et kuule, et tarbi nüüd kestlikumalt ja tekita vähem jäätmeid, on ju, no. Mõtleme ringmajanduslikult, et tegelikult on see alati olemas olnud meil siin. Absoluutselt, ju kõik kampsunid arutati üles, tehti uued kampsunid, on ju kõik, toit tehti nullist, eks, pakendid ei tekkinud, on ju, et see täpselt, et see on ju siin viimase 3-4 põlvkonna teema, kus see üritus on tuksi läinud, eks, aga jah, et tõepoolest vanaemadele rääkida seda, et katsu nüüd säästlikult toimetada. Et mõte on selles, et mitte jääda kinni terminitesse, ehk pigem see sisu pool on ju
meile kõigile nagu tuntud läbi põlvkondade, kes siin maanurgas on elanud, et minnagi rohkem edasi selle sisu poolega, kasutada seda raamistikku, mis on välja töötatud, mis annab sulle parema võimaluse ka äriliselt suhelda teiste ettevõtetega, aga see sisu pool on võib-olla kõige olulisem. Ja ei ole midagi hirmutavat ega uut, vaid terve mõtlemine ja täpselt see terve mõtlemine on hästi oluline. Et tõepoolest, et raportiks või aruanne. Mõtlemine, see vastutustunne, mida Marika tõi välja, et see on nagu see minu just märksõna, see just, et vastutustunne, et ehk sa ei mõtle ainult, mis on see ressursikasutus sinu koduõues, vaid kuidas see mõjutab ka ümbruskonda, keskkonda, teisi ettevõtteid, kogukondi, sinu töötajaid, sinu tarbijaid. Et sa mõtled natuke rohkem, et eesmärk ei ole ainult toode ära müüa, vaid et mis see tarbija pärast teeb sellega, kuidas see mõjub talle, et see terviklikum vaade kogu ökosüsteemile. Aga tagasi lähme sinna juurde, et tahan pihta hakata. Ma loodan, et meie nende kuulajaskonnas on nagu palju neid, kes tahavad, et mis need nagu õpikohad just on olnud. Et nagu öeldud, et ärge nagu muretsege, me jagame nagu neid tööriistu, mis on üsna hästi selgitatud, videojuhendid on olemas. Natukene oleme rääkinud põhimõtetest ja kus seda pärast võib vaja minna. Aga just, et mis on need nagu soovitused väikesele, kuidas pihta hakata või mida vältida? See on võib-olla oluline ära defineerida, mis roheettevõtlus, sest ma ei tea, mis see tähendab. No, ma arvan, et mõttena on sama, et ei pea jälle terminitesse kinni jääma. Ehk, et kas see tähendab seda, et kuidagi ärimudel on seotud kestliku tooteteenusega või see, kuidas toodet-teenut osutatakse, on kõik kestlikult kokku. Nii nagu see kestlik on üldiselt sükene laiem või kõiki haarav teema, siis samamoodi printsiibina on täiesti sama teema. Jah, eks see algab jätkuvalt teadlikkusest, et see teadlikkus, awareness, alignment, action, eks ju, et kui teadlikkus on olemas, siis ma saan joonduda mingi teema taha ja alustada tegevuste eesmärkide saavutamisega. Et jah, võib-olla kõigepealt puhtaks mõtestada, mida ma lauale võtan, kuidas ma saan selles ärimudelis või teenuses tootes rõhuda kestlikkusele kui konkurentsieelisele, ma saan aru, et siis see põhimõte, kas ma olen siis õigel turul, sest et mõnel turul ei pruugi see olla väljapaistvuse komponent, vaid see on hügieen, eks, ja mõnel turul võib-olla pole üldse oluline, kas ma tahan siis toimetada seal, kus pole üldse oluline, või ma tahan olla seal, kus on hügieen, või ma tahan kuskil keskel toimetada, kes on need koostööpartnerid, kes seda väärtustavad, kes on need kliendid, kellele ma väärtust loon, mis on see probleem, mida ma lahendan, et täiesti nii-öelda minu jaoks ja täiesti klassikaline innovatsiooniprotsess, et kõigepealt aru saada probleemist, valideerida see, aru saada, et jah, probleem, mida ma tahan lahendada, on päris, selle eest oleks see valmis maksma, et ma selle ära lahendaks, kas see lahendus, mida mina tahan pakkuda, on see, mida probleemi omanik vajab ja siis juba sinna seda tõhusalt toimetamise ja kestlike, ma ei tea, kas või algselt kohe ringdisaini põhimõtetest lähtuvalt pakend disainida, et ta ei lõpetaks prügis, vaid seda saaks materjali saaks korduvalt kasutada. Jah, ma arvan, et teadlikus. Ma arvan, et see oli niisugune päris hea vastus. Ma võib-olla vaatan, et meil on siin meie Facebooki grupis on enne seda webinari tulnud küsimused, mis ongi hästi konkreetsed, et kuidas saaks väikeettevõtte olla koostöös suurte ettevõtetega, et aidata ESG tingimusi parendada koos, on Isabella näiteks küsinud. See on nagu veel just nagu päris huvitav sõnastus, et parendada koos, ehk ma saan aru, et mõlemale poolele. Nojah, võib-olla see sama näide, et kui Soome suurtootja, kes saadab Eestisse mitmesse asukohta oma tooteid suurtes pakendites või konteinerites või tsisternides, et kui mina võtan juhtrolli tema eest need ühel turul kokku koguda näiteks, sest see on siis ju nagu mõlemale osapoolele ju päris kasulik harjutus,
võib-olla on isegi see, et puht tehniliselt on see, et suhtle oma sidusrühmadega. Et selles mõttes, et kõige lihtsam või elementaarsem, et täitsa enda praktikast näide, et Skandinaavia või Rootsi kõige suuremate potentsiaalsete klientidega viisime läbi intervjuu. Mis on neile oluline? Puhas innovatsioon. et see tegelikult, et viibki kõige lihtsamini edasi, kui sa küsid oma potentsiaalselt kliendilt või siis lõpptarbijalt, mis on neile oluline, et mis nad tahavad näha, mida nad tahaks näha. Ja mis probleemidega nad maadlevad täna, millele nad omistavad kestlikkuse nime. Et aru saada jah, et kas neil on enda laual mõni maadlus, mida mina saan aidata nende eest lahendada, eks ju. Jah, mis see konkreetne asi neil on? Mingisugune, ongi sa valid selle oma valdkonna, on ja, et kui sa seda tunned, tead, kuidas seda parandada, on ja ma arvan, et see on ka see pakkumise tegemise koht, et nüüd ei mäleta, mis selle ettevõtte nimi oli, aga kasvuhoonegaaside mõõtmine on ja nendel oli siis nagu see IT-lahendus siis äpi kujul tõenäoliselt selle töötajate liikuvuse osas on ja, et kui muidu seda ju on niimoodi, et siis kõik töötajad ütlevad, et nii ma elan umbes 10 kilomeetri kaugusel on ja üldjuhul ma ei tea, siis kas sõidan või jalutan või kasutan ühistransporti on ja, et siis see äpp oli kuidagi niimoodi, et ta oli niisugusem nagu momendis rohkem, et nad tegid selle nagu mingi nagu paar kuud on ju, et see täpselt ei tea, kas oli küljes või iga kord, kui liikusid, siis sa märkisid ära on ju, et nad läksid pakkusid seda ühele suurele pangale, kes võttis seda nii-öelda testida. On ju, see on juba näide, kus siis nagu pakuti teenust, mille järgi vajadus tekkis seoses selle ESG raamistiku kasutamisega. On ju, ehk aidata seda kasutada nagu ettevõtetele. On ju, see oli nüüd see näide täiesti. Mul tunne ongi nagu see, et kohati on nagu, et ma saan aru, et kui täpselt ei saa aru ja nagu siuke keegi ei taha muutuda, on ju, aga reaalsus on see, et me peame muutuma, on ju, et sa võid ju nagu nii-öelda võidelda, nagu seda teemat maha nagu nii-öelda suruda, on ju, aga lihtsalt ongi see, et kui sul nagu on need kliendid, kes nagu sind nii-öelda sellisel kujul nagu aksepteeritav, siis ongi fine, et keegi ei ootagi, on ju. Aga lihtsalt ongi see, et kas sa tahad seda teha ka siis nagu, kas sa saad seda teha mingis aja jooksul, kui kõik muu sinu ümber muutub, on ju, et mingi moment, võib-olla sa peadki selle ettevõtte ära lõpetama ja alustama siis uue ettevõtmega, on ju, ja siis sa pead ikkagi nagu vaatama, kus see nagu turg on nagu liikunud, on ju, kui ma näiteks mõtlen nende keskkonnateemade peale, on ja siis seal alati, seal on mõned siuksed keerulisemad, võib-olla see elurikkuse teema on ja, et Anu rääkis siin nagu sellest, et me tegelikult ei mõista, kui palju me kasutame seda keskkonda on ja, et kui palju meie nagu teenused ja tooted sellel põhinevad on ja, aga võib-olla see üks standard, mis seal on siis ongi see ringmajandus on ju, et ükstapuha, mis teenus või toode sul nagu on ja, et see on nagu minu meelest nagu A ja O läbi mõelda on ju, et kuidas see nagu suhestub ja kui ta ei suhestub, on ju, et siis nagu peaks üsna kiiresti nagu hakkama mõtlema, et kuidas seda muuta, on ju, et kas seda pead tegema omale mingi väga siukse glamuurse pakendi, on ju, et kui see tegelikult nagu võib-olla on ainult see emotsioon, mis seal nagu nii-öelda selle pakendi saamisel on ju, aga kõik see, mis siin on nagu nii-öelda sellega kaasneb, on ju, et